Kinnisvara valdkond on väga äge valdkond, kus töötada. Mina 16 aastat tagasi tehes otsuse kinnisvarabüroosse kandideerida, võin öelda, et see muutis mu elu. Minu jaoks kinnisvaratöö on ikkagi nagu hobi, et see kõlab klišeena, aga asju tuleb teha rõõmu ja põlemisega, et töö tegemine peab olema fun. Kõige lahedam asi on suhtlus klientidega. Päriselt naudin ka kõige keerulisemaid väljakutseid selles osas. Siin ei teki mitte kunagi rutiini. Iga uus objekt on uus ja huvitav, iga uus klient on uus ja huvitav. Meil on päris palju ettevõttesiseseid koolitusi. Meil on mentorsüsteem, uued inimesed, kes tulevad ja kellel ei ole varasemat kinnisvarast kogemust, nad saavad omale kõrvale kogenud mentori, kes neid juhendab. Teda ei jäeta üksinda, ta saab teatud teadmised kohe kätte. Just alustava maaklerina ma kujutan ette on hästi oluline see, et sul oleks turvavõrk ümber, et sa julgeksid proovida, julgeksid katsetada. Kinnisvara valdkonnas on meeskonnatöö tegelikult ülioluline. Nagu öeldakse, et üksi võib saada pisut kiiremini, aga koos saab tegelikult kaugemale. Keerukamad tehingud lihtsalt üksi ei olegi võimalik teha. Füüsiliselt, ajaliselt, finantsiliselt. Meeskonna suurus, ühtehoidvus ja tugevus ikkagi defineeribki selle, kui edukas see ettevõtte tervikuna on. Sa võid ükskõik mis hetk helistada, küsida, ükskõik kellelt, ka kõige kõrgematelt. Me püüame hästi palju oma inimesi kaasata ja ka juhtidena olla hästi avatud, kuidas meil ettevõttel läheb, mis meie plaanid on. Küsitakse arvamust, me julgeme oma arvamust avaldada. Jagame ja käsitleme erinevaid strateegiaid, tulemusi. Meil on väga ägedad peod, võin öelda kohe, ja meil on ägedad puhkusereisid ja ka kõiksugu muud sportlikud ettevõtmised, jalgrattamatkad, jooksud. Et me tunneme oma kolleegega nagu isiklikul tasandil, mitte ainult tööalaselt. Usaldus on kinnisvaratöös kõige alus, et see ei ole objektide äri, see ei ole, ma ei tea, eurode äri, see on inimeste äri nii töötajate kui klientide kui partnerite mõttes. Kui sa teed oma tööd hästi, pühendunult südamega, sa suudad kliendile pakkuda võib-olla nagu grammikene rohkem, kui tal isegi need ootused olid, siis see avabki sulle need järgmised uksed. Teeb head meelt, kui inimene tõesti ütleb, et Toomas, et väga hea, et ma tunnen neid inimesi, ma tunnen seda kaubamärki, et see on positiivne. Tahaks öelda, et Toomasesse võiks tulla või peaks tulema kõik, kellel on olemas kuskil mingi alge, et nad suudavad enamat, kui nad on seda seni teinud. Kui sul selline alge on olemas, siis usu mind, me aitame selle sul realiseerida.